Meil hakkab selles mõttes hooaeg ühele poole saama, et meil on veel juunikuus üks saade jäänud ja meil on taas 6 auto valitud ja meie ajaloos me oleme Honda salongis esimest korda. Ega me ei ole siia kuidagi CRV või HRV-ga sattunud. Aga kui sa nüüd äkki küsid, siis tõttu mul on selles osas kodutöö tegemata, mul on nimekiri olemas, aga ega mul praegu väga ei kipu meenuma, aga ma päris pead ei anna, sest et teise tõnu ajal me käisime ikka ka salongide umbes ringi peale, et kui me see järgi vaataksime, saaksime teada. On uus Civic seda 6 auto tiitlit väärt? Päris kindlasti sellepärast, et see on suur, mahukas, tema telgade vahe on veninud 9 sentimeetrit ja vihkeks nii palju, et tänane luukpera on natuke rohkem kui 4,5 meetrit pikk ja ta jääb eelmise põlvkonnale pikkuses alla vaid siis universaalkäega mudeli. Et ta on suur auto, et mulle meenutab ta justkui paari põlvkonna tavust akordi istudes. Lähevad suuremaks väiksed autod? Vägisi venivad, et mina olen ta kõik igatupidi läbi katsunud ja ütleme, et mul enda taga istudes teise seas põlve ja pearuum ülegi. Sõiduomadustest loomulikult Civic on läbi aegade paistnud nendega silma ja muidugi on legendaarne Type R, aga kuna selle mudeli juures on päris palju võetud üle ka just nimelt eelmiselt Type R-id siin vedustuse poole pealt, siis sõiduomaduste koha pealt, kes on sõidugurmaan, siis sellise pereauto kohta sõidurõõmu leiab siit kindlasti kõvasti. Honda mootorid läbi aegade sellised ka hea minekuga, et seekord muidugi nüüd peame harjutama ka sellega, et kui autod ise lähevad suuremaks, siis mootorid lähevad väiksemaks, nii et antud juhul me siin räägime 1-liitrisest, 1,5-liitrisest bensiinimootorist, tulekul on ka diisel, seda veel ei ole. Et selle tehnika poole pealt loomulikult Honda on läbi aegade kõva tegi olnud. Üks asi muidugi, mis ma arvan, et ta kindlasti ei saa meil Eestis siiski nii levinud mudeliks, kui siin teed peal liikuvad Toyotad või Volkswagenid, sest et kui me kõrvalt näeme, siis disainiga on siin ikka kõvasti mängida lubatud ja kollane peegel. Jah, see on konkreetselt veel eriti bling-bling, aga tavamudel tegelikult on ikkagi näeb välja, ütleme ikka nii nagu Civic peab välja nägema, sellist Harju keskmist siin ei ole. See auto kas meeldib või ei meeldi, aga arvestades seda, et Honda kliendid on päris margitruud ja on vahetanud oma mudeleid vastavalt uute mudelite tulekule. See kehtib siis nii Civicuga kui hästi ka CRV kohta, nii et müüginumbrid on hästi näha. Kui uus mudel tuleb, Honda numbrid lähevad lakke ja siis nad vajuvad tegelikult ka suhteliselt kiiresti siiski alla, sest et sellist erilist autodega see probleem on, et kõigile nad ei sobi, aga kui inimesel on natuke keskmist rohkem julgust ja kuraaži, siis see on päris põnev valik. Kas Honda kuulub Honda Civicuga on püütud leida turu pealt mingit uut segmenti või on pigem ikkagi see täpselt seesama kontingent, kes selle auto jaoks on mõeldud, on täpselt sellele ka suunitud see uus Civic? Eks ta on muidugi praktilisemaks muudetud ja üritatud mõnevõrra laiendada, aga eks ta mõnes mõttes on ikkagi Euroopas selline natukene eksootiline mudel. Eestis on Honda läbi aegade, jaapanlased üldse kõvad olnud. Euroopa oludes Honda on väike tegija. Siit ka küsimus, et miks tema uue mudeli valikus ei ole universaali, midagi teha. Sakslane ostab seda Golfi või Focust ja heal juhul võib-olla ka mõne Toyota. Aga meie oludes loomulikult meile ei hakka keegi seda mudeli valikut nii laiaks tegema, et siin on küll teda üritatud praktilisemaks, mahukamaks, ruumikamaks teha ja ta ei ole võib-olla, kas sisemus on läinud tegelikult vastavalt sellele, kui välimus on võib-olla läinud kosmilisemaks, sisemus on läinud rahulikumaks, nii et siin on otsitud sellist kompromissi, aga ma arvan, et üldiselt kõige rohkem rõõmustavad selle mudeli tuleku peale kindlasti Honda senisedki kliendid. Aga kindlasti tuleb uut seltskonda peale ja leitakse ka uusi inimesi, aga konservatiivset klienti ma kardan, et konservatiivne klient läheb samasse kõrvale ja võtab endale HRV. Sa otsid igal autol ikka seda sportlikku joont ja saaks vähe vajutada ka, et mis siis juhtuma hakkab, kes selle autoga juhtuma hakkab? Ma ei usu, et sellega väga juhtuma hakkab, et ta on nagu selline tüüpiline esipeone auto, mis on nagu hästi rahulike turvaliste sõidumaneeridega. Et kui keegi tahab nüüd vajutada ja paugutada, siis aasta lõpus on siia jõudmas uus Civic Type R, mille käes on juba jälle esiveoliste ringirekord Nürburgringil, nii et peaks olema üsna selline meeleolukas pilvi.